aga siis sõna Evele. Jah, ja nüüd nii väga sõna. Võime kaamerat veel siia aga et meil ikkagi natukene veel arutelu aega oleks ja võib-olla ka selle mõttega, et mis suunas analüüse edasi veel teha ja no midagi ju kõlaski, et kes siin veel kas oma doktoritöö või mingi muu uuringu raames ju läheb hoopis veel vaatama igasuguseid seose suundasid ja võib-olla mingite veel teiste aspektidega seoses, aga et üldsegi, et mis suunas veel nagu sõnumitega edasi liikuda ja üks asi, mis me veel oleme planeerinud, et sügisest tuleks selline õpetajate lehe selliste artiklite sari, kus siis oleks ka lihtsate sõnumitega need teemad nagu avatud. Aga et siis 3 või 4 teemat oli täna siis põhiliselt vaatluse all juhtimisviisid, põgusalt siis psühholoogilised baasvajadused, tööga seotud väljakutsed, ressursid juba oluliselt tuumakamalt ja siis teadus- ja tõenduspõhisus. Et mis küsimusi või mõtteid veel tekib, millega me võiksime edasi töötada ja võib-olla ka mingeid ideid, et kus ja mida veel korraldades, meile tundus, et nii suur töö on ära tehtud ja see on ju tõesti muljetavaldav, nagu me eilegi kordasime, et kui kunagi alustatud 29 koolist on valimisse jõudnud 133, et siis see on ikkagi nagu väga suur hulk koole, kes selle uuringuga on osalenud või selle monitooringuga või kooliuuringuga ja juhte ju ka ikkagi esimest korda siis viisime juhtide küsitluse läbi. Nii, aga olge head. 2 päeva pealt kokku ma ütleksin, et andmete hulk on suur. Ja kui nüüd oli nagu üldisem vaade, siis mind huvitab just see, mis detailidesse läheb, et kui on kas profiilide kaupa või mingid asjad, et mis pakuvad rohkem. Eilset ma vaatasin ka internetis ja sealt tekkis mul küsimus nende vähese koormusega õpetajate puhul. Et ma olen ise ka osalise koormusega koolis töötanud ja kui neid nagu eraldi vaadata, kui palju neid märgatakse. Ja mida nemad... Ja mida see osaline koormus tähendab. Riigigümnaasiumis võib-olla ta tuleb nii-öelda külalislektorina ja ta ei olegi rohkem kui mingi tsükli ja siis on ta läinud. Et kas neid oli ka või põhikooli osas tal ei tule ühest koolist koormust välja ja tal on mitmes koolis koormus. See on huvitav tõstatus juba selles mõttes, et kui mõelda selle peale, et näiteks selle osalise koormusega õpetaja puhul kas võib juhtuda, et kui ta näiteks töötab 2 asutuses, võtan ära jagamise. Et siis näiteks võib juhtuda niimoodi, et tegelikult mõlema asutuse õppejuht või koolijuht loodab teise asutuse peale professionaalse arengu tagamisel või vastupidi, et kui nad töötab põhimõtteliselt 2 erinevas töökeskkonnas, et kuidas see mõjutab näiteks professionaalset arengut. See on tõesti huvitav. Minu endale tundus väga huvitav asi, kui ma vaatasin neid muid juhtkonna liikmeid, mille siis nii-öelda koolid olid üles andnud, et see tekitas väga huvitav profiili, et seal muudises oli koolijuht ja väga erinevaid nagu taustadid. Et mina hakkasin kohe mõtlema selle peale, et võib-olla peaks üldse uurima, et kes meil need koolijuhtkonnad Eesti koolides üldse on, sest et see muude osakaal oli päris suur, 131, 122 üle 400, eks, et see tegelikult on nagu päris suur osakaal ja nagu oli näha, siis ju kui sealt teksid ka statistist oluliselt erinevus. No ja seal olid need EFK-d ja sotsiaalpedagoogid ja juhtõpetajad ja nii edasi. Ja, aga võib-olla see sinu küsimuse püstitus on päris huvitav, et kuidas siis nähakse juhtkonda koolis. Jah, et... Ma ei vaadanud, kuidas on kodulehel märgid, kes on juhtkonna liikmed ja kuidas vastajad olid, et minu jaoks on ka juhtkonna liikmed on tõesti kodulehel väga erinevad. Ja et ilmselt kool sai ise valida, keda ta... Jah, kooli juht pidi edasi saada. Tõenäoliselt on riigigümnaasiumites, et ma olen võib-olla suhtes staave. Aga kas kõik oli?
ja no ja meie kogemus ikkagi just nimelt võib-olla eelkõige nagu riigigümnaasiumide kultuurist on, et tegelikult juhtkonna moodustavad ju sellised juhtõpetajad, aga need olid seal vist selle muu all, eks ju, et jah. ja näiteks see keskharidus mind hämmastas tegelikult eile ka, et mis rollis juhtkonnas on need keskharidused. Et kust nad sinna said? Nojah. nojah, nad saavad olla kõik muu peale koolijuhi ja õppejuhi. Kellel on kvalifikatsiooninõuded ikka väga selged, eks ju. see hariduskorraldusjuht. Õppekorraldus, jah. Et kuidas tegelikult tema rollitunnetus seostub sellega, kui koolis on palju osakoormusega inimesi. Et siis on võib-olla tal seda korraldamisprobleeme rohkem või teine, kuidas õppega korraldab, et kas see on tsükliõpe või et siis võib-olla ta ei leiagi endale muud vastutust kui nii-öelda tunniplaani ja õpetajate selle töö korraldamine. Ja mul praegu hakkab kohe eriti nagu huvi tekkima selles osas, et kuidas siis ikkagi nähakse, kes on juhtkond ja mis roll sellel juhtkonnal siis on ka sellise jagatud juhtimise kontekstis, mida me ju hästi kuidagi ju nagu püüame nagu sellist kultuuri kujundada. Mõni põnev teema, mille üle nagu mõelda. No igatahes mul on jälle täna samasugune tunne, et mis me selle põhjaliku ettevalmistusega küll peale hakkame, kui eile oli see premeer, siis nüüd kuskil peavad need järgmised etteastmed tulema. Võib-olla peab ka selle tuuri tegema suvel. Harjunud juba iga päev tegema. Jaa. Aga olgu, kui Zoomi poolt ei ole kommentaare või mõtteid, siis aitäh kaasa kajamast ja Merlinile aitäh, kes innustab meid ikkagi, et küll me oleme ikkagi nagu kõvasti tööd teinud. Aitäh